no tšau! Tere kaunist päikselist hommikut! On tuju teed seadana. Selles mõttes, et lõpetasin just objekti. Et tuju on hea, lõpetasin just objekti ja nüüd sõidan kodu poole. Aga mul on kodusel vaja nüüd igasuguseid asju teha. Hästi palju erinevaid projekte on käimas erinevates kohtades. Väga põnev aeg. Aga täna öösel ma ei maganud väga hästi ausalt öeldes. Aga hommikul ärkasin lahedalt, et kui ma rääkisin, et mul on see ärkan selle värina peale ja põhimõtteliselt nagu ka selle peale, et valgeks väljas läheb, siis täna ma ärkasin enne äratust nagu puhtalt selle peale, et läks valgeks ja alt tuli kohvilõhna. Et see on see sama asi, et asjad, mis mu hommikute kvaliteeti tõstsid nagu 7000%. See, et hommikul see taimeriga kohvimasin läheb tööle. See on täiesti elu muutev. Ja täna oligi jumala lahe hommikul. Teen silmad lahti, selle peale, et päike paistab ja tuba on värsket kohvilõhna täis. Kusjuures köök on ju all ja magamistuba on üleval, nii et selles mõttes minu meelest ülilahe viis, kuidas ärgata. Aga teine asi, mida ma tahtsin rääkida, on see, et ma proovisin seda ilukarbi asja nüüd ära tühistada, on ju. Ja just mõtlesin, mul on nagu see aastane leping, nagu see ise pikenduv, et oleks võimalikult soodne see kuuhind, on ju. Aga ma absoluutselt muidugi ei mäleta, mis kuus ma kunagi tegin, sellepärast, et ühe ma tegin mingi, ma ei tea, 6 aastat tagasi või 5 aastat ja teise siis natuke hiljem, aga igal juhul ei mäleta, mis kuus ma alustasin konkreetselt neid subscriptioneid. Ja selle tõttu ma ei teagi nüüd ühe kohta mul tuli kiri, et minu see lõpetamise taotlus on ülevaatamisel ja ma juba tegelikult arvasin, et näed ongi, ja teist ma ei leidnud, et kuidas seda teist ära lõpetada, aga siis oli jumala kaua kuu nagu läks ja mõtlesin, et jumala lahe, et tundub, et on nagu ära lõpetatud, pole mulle lihtsalt teada antud ja siis mingi ma ei tea, 18. kuupäeval läks raha maha, mis on päris nagu veider ja kuu lõpp ja kõik asjad. Aga teine minu point on selles, et nüüd tuli sõnum, et kuller toob pakki ja mul ei ole, ma ei telli või oota mingeid 100 pakke korraga, ma tean, et mul ei ole midagi tulemas. Nii et ma arvan, et siis see on see ilukarp. Nii et nüüd jah, ma ei oska öelda. Võtame nagu viimast sellest, mis siin võtta annab ja naudime seda karpi veel nii kaua kui saab. Teine asi, mis ma mõtlesin, on see, et mul on see eelmise aasta advendikalender alles tühi nagu ja et võiks hakata sinna panema sisse oma nagu lemmiktooteid, nagu kuna mul on need pakendid on ju siis, mis ma ära kasutame, mida iganes on ja siis tekiks aasta lõpuks selline minu nagu unistuste advendikalender. Ehk et siis seal on 25 päeva on ju, esimesest siis 25-ndani ja siis saaks vaadata, mis nagu on olnud minu selle aasta 2026 25 lemmiktoodet, mis siis kuuluvad sinna, teeks samad kategooriad umbes nagu on seal vist tegelikult küünlaid ja sihukest asju pole kunagi olnud, et ongi nagu parfüümid, nahahooldus. Täna ma koolis üks tüdruk ütles, et ma lõhnan nii hästi. Ta on nagu selline vaikne armas tüdruk. Ja siis hakkas nagu tunnist ära minema. Hakkas tunnist ära minema ja siis ütles midagi õpetaja ja ma ei saanud aru, mida. Ja siis ta ütles, õpetaja, te lõhnate nii hästi.
ja see on nii armas. Selles mõttes võtta jälle see, mis ma räägin, tuleb inimestele öelda, kui on midagi hästi öelda. Et miks me ei tee seda rohkem, mitte nagu teie, kui ma ütlen teie, siis ma mõtlen mind. Et miks ma ei tee seda rohkem, et see nagu nii hea tunne tuli kohe, tuju läks nii heaks, siis ma ütlesin ka talle, et see on see Machino lõhn, see karukujulises pudelis, see roosa. Mis ongi tegelikult selline noortepärasem lõhn, ütleme, ta on nagu siuke, ma ei teagi, mis ta on, tegelikult mullinätsu, ma otsin, mis need noodid peaksid olema. Et aga ta ei ole nagu selline, ta nagu sügavust on ikkagi ka. Et ta on ikkagi nagu selline kvaliteetne parfüüm, mitte mingi lõhnasprei vesi. Et jah. See on nii tore, aga siis ühesõnaga, et kui te tahate kooliõpilaste sihtgrupis hästi lõhnata, siis see lõhn järelikult sobib, mis näitab minu emotsionaalse küpsuse kohta ilmselt nii mõndagi. Aga ma mäletan, et ma tahtsin seda lõhna, ma käisin poes nuusutamas ja raatsin, siis rääkisin. Pojale vist rääkisin, et mulle meeldis see, siis ta rääkis vanamale, oma vanamale minu emmale. Ja siis kinkis mulle selle sünnipäevaks 1 aasta. Võt, nii ma ta sain. Praegult on lihtsalt see, et ma ei viitsi minna tuppa, sest ma tean, et see väike hingamise hetk ja see läbi saab, siis hakkab kohe järgmine jama peale. Või järgmised kohustused ja tüdrukud on mõlemad haiged kodus. Et selles suhtes on... üks asi veel see ju, et ma tahtsin teha seda suurt nagu decluttering või seda kodupuhastust ja kevadpuhastust ja organiseerimist. Ja mul on, pean teile kahjuks ütlema, et ma tegin seda tegelikult ära. Sest et nädalavahetusel ma ütlen, meil oli siin siuke hullar ja see kanalisatsioon oli 4 päeva tuksis ja kõik oli lihtsalt nii õudne. Ja mul lihtsalt nagu ei olnud seda jaksu, et muidugi mingeid asju on veel. Et ma ei teinud kindlasti nagu kõik ära, et me saame veel ikka koos ka vaadata, aga jah, et ühe suure purtsu ma tegin lihtsalt täiesti niimoodi viha ja autopiloodiga, et minul ongi see, et mul tegelikult on kõige parem teha seda suurpuhast siis, kui mul on kopp ees. Et kui ma olen siuke heas tujus ja chillin, siis ei ole, sest siis ma nagu mingi mõtlen, kas seda või äkki või raatsi või mida iganes on ja ära visata. Aga siis nagu, kui mul on kopp ees, siis mul nagu niimoodi, decluttering nagu niimoodi edeneb. Sest et seal ongi need erinevad kategooriad asjadest ka, et mida sa nagu, miks sa ei taha ära visata asju. Et seal ongi see, et esimene kategooria on mingid mälestused, mis minul on nagu päris palju alles, mingi lasteriideid, mitte päris palju, aga nagu igalt ühelt mingid asjad. Ja pildid ja kõik igasugused mälestusesemed on mulle hästi olulised. Teine kategooria on see, et äkki läheb vaja, eks. Nii, see on mingi sahtlite täied, mingisuguseid juhtmeid, mida keegi ei tea, kuhu otsa panna. Et nendega peaks nagu mõtlema, et mis siis juhtub, kui mul ei ole igat juhet. Nagu kõige traagilisem asi on see, et ma pean minema ostma ühe uue juhtme. Kas on vaja hoida kõiki neid juhtmeid alles? Võib-olla Rando teab, mille jaoks need on. Et ja siis 3. kategooria on mingid siuksed kingitud asjad või sellised, mida sa nagu ei raatsi ära visata nagu austusest selle inimese vastu, kes sulle nagu kinkinud on. Et koristada see niimoodi, sa ei mõtle seda läbi, aga tegelikult nagu on jah, siuksed iga asja puhul on nagu erinevad sellised kriteeriumid, ütleme, miks sa neid siis ära visata ei raatsi või nii. Aga jah, oluline tegelikult on see, et see pidev ära viskamine ei ole tegelikult ju lahendus. Meil on muidugi see, et me ostsime selle maja mu vanemate käest ja siin on garaažis siiamaani veel mul isa mingeid asju ja siis siin on üks külmruum veel, mis on nagu hästi palju mu isa asju. Et see ei ole nagu see ka, et meil oleks ainult meie asjad, mida kogu aeg me aastat mingi 100 kaupa asju minema viskame. Laste puhul on ka see, riided jäävad väikseks. Kui mul 3 last, iga jumala aasta jääb väga palju riided väikseks 3 peale. Et see on siuke jah, et ma ei tunne nüüd otseselt, et oleks nagu väga palju meil nagu mõttetud asju peale tuleks, aga see ongi see point, et see äraviskamine, pidev äraviskamine ei ole nagu jätkusuutlik. Kui juurde tuleb sama palju, et sa pead nagu tegema iga aasta seda.
et praegu ma üritan nagu seda mõtteviisi nagu rohkem mõelda, et kuidas nagu vähem asju oleks. Ehk, et kui on mingid asjad, mille jaoks on minna ja osta uus, ma ei tea, hoiukorv jälle, on ju, siis on nagu point selles, et et ma ei tea, äkki aitab. Äkki lihtsalt sul ei ole vaja neid asju, et kui sul ei ole neid kuhugi panna, siis sul võib-olla ei ole neid lihtsalt vaja, on ju. Sest meil on hoiuruumi ka piisavalt ja tegelikult mulle hullult meeldib ka see, mis on, et ei hoiu, et ütleme näiteks, et köögikappide peal ei ole mitte midagi. Et köögikappide on nagu tühjad, on ju. Et see oleks ka ideaalne, aga nii palju mul ei ole hoiuruumi, näiteks ma ei tea, kohvimasin ja see kuuma fritüür ja need asjad ei mahu nagu lihtsalt kuhugi kappi, on ju. Aga jah, ma ei mäleta nüüd, miks ma üldse sellest rääkima hakkasin, aga jah, palju seda koristamist on veel ees. Ja varsti saab aias hakata tegutsema, mis on ka tore. Et jah, aga nüüd on jah, põhimõtteliselt ma lähen tööd, kuni siis see ilukarp ära tuleb ja siis vaatame, mida põnevat meile saadetakse veel nii kaua, kui saadetakse. Ja mul tulebki meelde, et ma pean proovima selle teise konto üles leida, et ma saaks sellega ära tühistada. Vot. Aga nii on. Räägime siis pärast poole. No tšau. Vabalt jõudsin tuppa. Kuller kohal. Vaatame siis ära, mis me saime. Polnud eriti satisfaktoorne. Aga 6 asja peaks olema ja nagu viimasel ajal kombeks on täiesti samad asjad, mis on olnud mitu korda. Ja nüüd ma mõtlen küll, et ma kirjutan sinna. Ma nagu kirjutan sinna ja tegelikult ma peaks üle vaatama. Vaatame, otsime välja selle pildi, mis peaks olema. Vaatame esiteks, kas need on samad asjad. Ja teiseks jah, mul nüüd juba tõsiselt nagu viskab koppa. Nüüd me tahaks juba nendelt vastust saada, et nad on lõpetanud mul selle. Aga mis meist saime? Peapael. Siis mis pannakse ümber, kui sa teed mingit skincare'i. Siis sellised küüned. Need mõlemad meil on olnud ühe korra. Siis, kui keegi mäletab, siis teine samm mingist 3-sammulisest juuksehooldusest. Ka olen ühe korra proovinud. Siis on näokuurija. Mingi happega, mida ma ei julge kasutada. Ja siis on, selle üle mul on hea meel. Selles mõttes, et see on see This Worksi nagu siuke lavendliga, siuke rahustav sprei. Et neid võiks nagu kogu aeg tulla. Selles mõttes, et kui oleks terve karbitäis neid iga kuu, siis ma oleks nõus lihtsalt sellepärast ainult seda maksma, sest et need on mega head, hästi jättuga. Ja tegelikult selle üle mul on ka hea meel, kuigi see on, ma ei tea, nüüd ma arvan, et ma olen saanud seda 5-6 korda nende aastate jooksul. See on see Seate huulepliiats, mis on suuruses toonis Cocoa ja see on täpselt ideaalne huulepliiats mulle selles osas, et ta on nagu minu huulte värvi, aga natuke tumedam ja selline jääb hästi loomulik ja hästi ilus, et kusjuures ma just mõtlesin seda, et ma kasutan seda nii palju, millalgi ma ju alles jumala hiljuti sain selle ja kasutan seda nii palju, hakkasingi mõtlema, et issand, et ma pean hakkama seda tellima. Et ja nüüd ma ei pea, sest nüüd mul on varu, nii et täiesti tuksis see kuu ei ole, sellepärast, et juuksehooldus selle ma kasutan ära ja selle ma kasutan ka ära, nii et kui ma löön nende asjade hinna kokku ja see tuleb kokku rohkem kui see karp, siis ma olen rahul. Aga ma kirjutan neile ikkagi, sest et jah, nüüd me oleme jõudnud sinnamaale, kus ma kahjuks tõesti ei saa soovitada kellelegi enam. Selle ilukarbi tellimist nimel on uus rubriik. Hoiatus. Ärge jumala eest seda karpi tellida. Selline
lihtne lööb ja nii edasi. Ja siis ma ei oskagi seda segmenti kuidagi lõpetada. Selles osas, et ma ei tea, mis nüüd veel tegema peaks. Aga noh, näeme siis, kui näeme. Nüüd sau. Järgmine päev. Käisin ära ühel objektil. Nüüd on mõned tunnid teiseni. Tüdrukud on haiged jätkuvalt kodus. Päeva peale olid jumala korras juba eile. Ja õhtul jälle tõmbas ära ja hommikul olid mõlemad soojad. On. Aga käisin külapoes. Mõtlesin, et jagan teiega ka, mis ma sain. Mõtlesin, et võtan tüdrukutele väikse selle. Need keeksid on täiega head. Neid on rosinatega mulle ei meeldi, aga ühed on marmelaadiga ja neid me võtame alati sinna kirli juurde kaasa. Ja siis ühed on õunakaneeliga, marmelaadiga, õunakaneeliga mõlemad on hästi head. Väike siuke tee kõrvale neile. Mõtlesin ka korra, et ostan rohkem mingeid varusid, aga ma olen nii väsinud ja ma ei magan töö läbi jälle, et vaatab neid varusid teine päev. Tahaks lihtsalt nagu siuksed asjad nagu mingi riis, pastad, ühesõnaga, et oleks nagu olemas sahtris kuuks ajaks, et me peaks käima niisugust asju juurde ostas. Nuudleid, laste lemmikud mul mõnikord arva samamoodi suht siuke preemia. Siis riisist, see on hästi hea. Seda nagu me teeme riisikausse, hakkliha ja hernestega riisi, ühesõnaga siuksed lihtsad asjad. Eile, kusjuures ma tegin, mul oli mingid vorsti ja juustujääke, siis tegin pitsat lihtsalt, võid oli ka ja muna. Ja tegin nagu siukse, ma ei tea, muretaidna soolase põhja. Ja siis peale lihtsalt ketšupit ja juustu ja peekonit ja mis seal kõik asjad panin kokku, väga hea oli. Siis soodukaga oli supikogu, suitsu oma, mul hakkas kohe suuvett jooksma, ma lähen kohe panen need keema. Siis saab õhtuks mõnusat suitsukonti närida. Siis siin oli soodukaga, kusjuures siis, kui ma kogu aeg ostsin neid, ma ei näinud seda varianti. Trühvli omad need juustupallid. Ja kui trühvel meeldib, siis need on ikka väga head. Te saate aru mu ostukorvi sisu järgi, et mul on kõht tühi rämedalt. Ei ole jõudnud süüa. Kelle ei ole tegelikult palju ka veel. Kell 11, ma arvan, midagi siukest. Aga nüüd ma ei saa lahti seda pakki. Tahaks täiega. Nii hea trühviliht tuleb. Kusjuures see pakk tundub nagu väike. Ei ole nagu megalt sees on ja siuksed need on. Aga kui see trühvli maitse on nii tugev on ja siis need kuidas suu jookseb, et siis neid tegelt isegi ma tervet pakki. Ma ei söö isegi tervet pakki korraga ära. Siis ma ostsin hakkliha. Sellest saab alati midagi teha. Ma ütlen, mul on muidu nad üsna üksteise ühte teise teist, aga hakklihast annab alati midagi teha. Ja mõnikord ma teen ka näiteks niimoodi, et panen kanakoivad keema või poolkoivad või terve kana või mida iganes on. Ja siis riisi keema ja siis mingid, ma ei tea, brokkoli või herned või mida iganes on. Ja kurki panen keema, kurki lõikel lihtsalt. Aga siis on niimoodi, et kes tahab, saab selle kanapuljongiga ainult. Kana, kes tahab, saab riisi ja puljongit ja kana, kes tahab, saab ainult kana, kes tahab, saab ainult riisi, herneid, kes tahab, saab ainult kurki riisi. Ühesõnaga, et igaüks saab nagu natukene valida, mida ta tahab süüa. Et sellised valikud ette anda, siis on nagu lihtsam. Et tuli siuke õhtusöögi ideede pakkumine praegu. Lihtsalt kiired õhtusöögid. 5 ideed. Ma ei tea tegelikult, kas tuli 5. Aga jah. Siis ma ostsin selle terava tšillikastme. Ma käisin siin väikses külapoes, meie poes. Et siin nagu suurt valikut ei olnud. Aga point on nagu selles, et
pelmeene, on ju. Ma mõtlesin, et viimane kord, kui ma sõin pelmeene hapukoorega. Ülitihti ei tee seda, aga ma ei tea, mingi kord kuus ikka mõni kuu 2. Siis ma sõin neid selle hapukoorega ja mõtlesin, et mul tulid meelde need, mis ma sõin viimati mai sushis, nagu Aasia-pärase siukse kastmega vaata. Ja siis ma mõtlesingi, et ma järgmine kord proovin hoopis niimoodi, et ma keedan ära pelmeenid, lasen kuuma fritüüris veits krõbedaks või kes tahab panni peal enne või ahjus või mida iganes. Ja siis ei söö mitte hapukoorega, vaid teen selle nagu Aasia-pärase siukse kastmega. Vahelduseks ma arvan, et see võib päris hea olla. Nii, ja siis asjad, mida ma olen oodanud ja valvanud ja käinud otsimas ja mõelnud, miks ei ole. Pasha kohukesed. Need on need iga kevad tulevad ja kevadel neid müüakse. Ma ei mäleta nagu enne aasta minust need olid mingid teise firma omad, aga võib-olla ei olnud ka, võib-olla olid ka Alma omad. Igastahes need on mu täiega lemmikud ja neid saab ainult kevadel. Ja kuivõrd siis ma mõtlesin, et okei, et proovin siis seda ka. See kohupiimavorm, mis on ka Pasha oma. Natukene need rosinad hirmutavad, see on väga ja nagu rosina armastaja ei ole. Aga ma armastan väga neid kohupiimavorme. Nad on minu arust mega head. Selles mõttes, et lihtsalt küpsetatud kohupiim. Super. Ja siis veel Pasha vormis, nii et ma väga ootan juba, et seda saaks. Võt, aga ma ei tea. Kui me siin juba räägime, siis te võite ju panna kommentaaridesse, mis teil on niisugused lihtsad ja kiired õhtusöögid võiks jagada teistega. Sest et ma ütlen, see on ikkagi päris kurnav, et peab süüa tegema iga jumala päev mitu korda. Terve elu. Terve elu. Et selles mõttes oleks hea, et aeg-ajalt ikka. No ma tean, ma olen Facebookis seal mingi lihtsalt argirookade grupis või mida iganes, aga ma arvan, et siukseid aeg-ajalt viskab ikka kuskil mingi, kellelgi on mingi hea idee. Ma tahaks teha, mul ema tegi kogu aeg, no muidugi sügiseti põhiselt nagu, kui me lapsed olime. Õuna sibula salat, lõikad mingi hapumaa õunatükkideks, sibula väikseks, segad kokku ja majoneesi peale, segad ära. Siis praegu tahaks seda. Tundub, et kehal on mingi vitamiini vajadus, ilmselgelt. Aga jaa, et täna on energia küll, midagi ei teha. Ma ei tea, mulle vahepeal tundub, et teile võib-olla tundub, et ma olen väga palju energia, kui ma ausõna ei joo. Mitte, et ma peaksin vabandama. Ma olen täiskasvanud inimene, ma teha, mis ma tahan tegelikult. Näiteks just mõtlesin, et hakkaks tegema seda to-do listi, et kuhu panen need asjad kirja, mis ma juba olen ära teinud või nagu mida ma nagu niisugused lambi asjad. Et see dopamiin, mida sa saad sellest, kui sa saad to-do listist midagi maha tõmmata, eks see töötab niimoodi, et panen sinna, et jõin hommikul kohvi. Kammisin juuksed ära. Ma ei tea, pesin hambad ära. Aga põhimõtteliselt jah. Ootan lihtsalt, et märtsikuu läbi saaks ausalt öeldes. Märts on mingi, mina ei tea, kõik maailma jama, mida ei oska oodata. Ja siis nüüd muidugi veel nädala lõpus ju keeratakse kella. Kõigi lemmik. No ma olen kusjuures kuulnud, üks inimene ütles, et tema väga ootab, et talle meeldib, kui minnakse sellele suveajale. Aga üldiselt, mina mõtlen ainult selle peale, et peab tund aega varem tõusma. Ja ma ei tea. Aga ei, mul üldiselt tavaliselt loksub suht ruttu paika, aga hea uudis on see, et ma olen ju elanud pool aastat vales ajas. Sest et sügisel ma ei keeranud kellasid seinakella köögis ega elutoas. Ja nüüd ma lihtsalt olen arvutanud siin pool aastat, et mis kell tegelikult on, aga nüüd lõpuks ometi nädal veel ja ma elame õiges ajas jälle. Saan vaadata kella seina pealt ja tean, mis kell on. Tegelikult mul on lihtsalt trauma. Väga dramaatiline. Aga trauma on selles, et ma keerasin ükskord kella ja siis seierid kukkusid ära küljest. Küll. Ja siis ma nüüd nagu on selleks eluks ajaks on trauma sellest. Sellised mured.
oleks meil iga päev sellised mured ainult. See oleks hea, siis oleks lihtne elada. Vot, aga ma selle vlogi nüüd tõmban siin kokku ka ja ma loodan, et sul on kõik hästi ja istud kodus, mugid oma pasha kohukesi ja kohubima vormi ja elad oma parimat elu. Näeme juba mõne päeva pärast. Tšau!